Nii, täna viimane klient tuli ja võttis 3 kaarti oma majandus ehk siis kinnisvaraga seotud asjaolu kohta. Ja esimene kaart ütles, et olen avatud universumi arvastavale küllusele, raha voolab minuni oodatud ja ootamatutest allikatest. Teine kaart ütles, et naudin igat päeva, armastan ja austan ennast ees tervislikke valikuid, olen püsivalt terve ja minu elus on kõik vaid hästi. Ehk siis teine kaart on toetuseks, esimene on sõnum. Sõnum on siis selline selle kinnisvara asjaolu kohta, ehk siis kinnisvaraga on tekkinud probleem ja ta on otsustanud selle kinnisvara maha müüa. Need probleemidest siis lihtsamalt lahendust leida probleemis. Ja kaardid ütlevadki, et kui ta hoolib endast, armastab ennast, teeb tervislikke valikud, ehk siis tervislikud valikud pole ainult toit, vaid ka puhkamine, töörežiim, see aeg, mis sa tööle kulutad ja endale tähelepanu pööramine, iseenda armastamine, siis kui sa endast hoolid, korrigeerid oma tööaega, töötamise mahtu, mis on ka temal probleem, et inimene töötab hommikul ärgates, sööd, läheb tööle ja lõpetad tööpäeva siis koju minnes, siis kui magamisaeg on, siis see ei ole normaalne elu. See ei ole normaalne endast hoolimine. Ja öeldigi, et ta kardab seda tühja vaba aega, mis tekib, kui ta korrigeerib enda tööd, kui ta ainult töötamise aega. Sest siis ta hakkab iseendale nii-öelda näkku vaatama. See on nagu ihualasti peeglite minek, et sa näed iga väikest kortsukest, voldikest, lonti vajunud võib-olla kõhtu, lõdvaks jäänud nahka ja sa pole rahul sellega, mis sa näed. Sa kardad seda, et sa näed sellist asja, millega sa rahul ei ole, aga rahulolematust tekitab, ehk siis rahulolematust pärineb tegelikult ühiskonna tõekspidamistest ja ühiskonna poolt põlvkondade viisi, elude viisi sisestatud vaadetest, arvamustest, et millele me siis nagu põhineme siin maailmas, kas iseenda teadlikkusele, mina olen looja teadlikkusele või siis ühisvälja ühiskonna arvamustest. Nii et kui sa naudid igat oma päeva, sa ei rassi ainult tööd teha, armastad ja austad ennast, sa ei rassi ainult tööd teha, siis sa oled püsivalt terve ja sinu elus on kõik vaid hästi ja siis oled sa avatud ka universumile ja universumi küllusele ja raha voolab sinuni ootamatust allikatest. See tähendab seda, et kõik asjad lahenevad, sinu kinnisvara asjad lahenevad ja nendega ei pruugigi isegi probleemi tulla. Probleemid pärinevad sinu enda sisemusest, ehk siis mida sisaldad, seda kiirgad maailmale välja ja mida välja kilgad, seda tõmbad endale ligi, ehk siis maailm on meile peegeldus. Ja ennast mitte austades, endast mitte lugu pidades, ennast ära kasutades, annab sulle maailm selliseid olukordasid, situatsioone, asjaolusid veelgi juurde, kus sa pead ennast jäägitult andes rahmima, rabama, et saada seda mammonat, mida sul on eluks vaja ja järgmine asi tuleb, kui palju sul on vaja. Võib-olla tuleks vaadata enda sisse ja küsida, kas ma liiga palju ei lahmi seda raha tegemist
Ehk siis peaksin võtma rahulikumalt. Hauda ju raha kaasa ei võta. Jäädes vanaks pensionile raha eest sa tervist ei osta. Raha peab olema hetkes vajaduste rahuldamiseks. Raha peab olema voolamises. Kui punnitada raha tegemisega, siis paned sa liigselt enda isiklikku elujõu energiat sinna alla ja tegelikkuses blokeerid voolamise. Raha voolamise nii-öelda vabalt voolamise raha ja just sellistest vajalikes kogustes ja sellise mahu töötamise eest. Ja elus ongi reeglid, mida ma olen ka postitanud, on just see, et elu mõte on elamine. Mis on sinu jaoks elamine? Nii et tuleb läbi mõelda, mille jaoks sa elad. Kas see on siis hommikul ärkamisest õhtul magaminekuni rassimine iga päev? Või on see nautimine, et sa teadlikult teed vajaliku külluse ja siis naudid seda küllust, olgu ta siis raha või olgu ta sõbrad või olgu ta siis suhtetasandil. Ja elus tuleb alati edasi liikuda. Mis iganes pole, tuleb alati edasi liikuda. Toppama jäämine on nagu kiirrongilt maha hüppamine. Alati saad haiget. Ja tulebki teadvustada, et mis iganes ei tule mingid takistused või mingid ebakõlad, siis need on märgid, et asjast tuleb lahti lasta või olukorrast tuleb edasi liikuda või mingitest inimestest või siis tõekspidamistest tuleb eemalduda. Ehk siis õppida igapäevaliselt olema tähelepanus, teadlikkuses, jälgima, mis toimub ja analüüsima, kuidas reageerid ja millised asjaolud sinu ellu tulevad. Ja kui sa tajudki, et on hetkel läinud nagu midagi valesti või mitte nii meeldivalt, siis võta seda kui kogemist ja tee ümber. Otsusta järgmine kord, et sa reageerid, et sa otsustad, et sa teed teistsugused valikud, et sinu elus toimub teistmoodi asjad. Ja kolmas reegel on, et elus tuleb alati jääda ausaks. Ükskõik, mis see ei ole, tuleb elus ausaks jääda. Ja eelkõige iseenda vastu. Ausalt vaadata enda sisemusse. Ja nii et elus tuleb alati ausaks jääda iseenda vastu ja vaadata enda sisemusse ausalt, mida sa tahad, mida sa vajad, milline sa oled, mida su hing soovib, mis annab sulle heaolu ja millised on need tegevused, millised inimesed, milline töö, milline elustiil. Ükskõik, mida see ausus momendil kaasa ei too, tulevikuplaanis sa kindlasti võidad alati. Nii et usaldada elu kulgu, et iga asi toimub ja täitub just sinul õigel ajal ja õiges kontekstis. Nii et mis iganes pole, liigu edasi. Otsusta, tee ümber, otsusta ümber. Tead, alati on lahendused olemas ja tulebki õppida asju võtma, et on nii nagu on. Ja kui tekivad takistused, see on ka märk, et asjaga tuleb ümber orienteeruda
teisiti asja peale vaadata, muuta, kustutada, tühistada, ümber teha ja teadvustada seda mina olen teadlikkust, sest mina olen teadlikkus aitab sul teadvustada seda, et sina oled looja olevus ja sinul on võimalik kõike ümber teha. Sina teed valikuid, mitte kellelgi teisel. Ja selle kinnisvara asjaga ongi siis niimoodi, et kui on tekkinud probleemid, siis tuleb lahti lasta. Kui on tekkinud probleemid, siis tuleb küsida sellist asja, et mida need asjaolud sulle on siis õpetanud, milliseid kogemusi on andnud, miks nad üldse üles kerkisid, mida sa sisaldasid või sisaldad, et need esile tulid. Võib-olla on see, et sa poleks pidanud üldse seda kinnisvara endale soetama, võib-olla on see läks õppetunniks, et pole vaja nii palju kokku krabada, ahnitseda ja selle tunnistuseks, kuna ma tegin nii massaaži kui reikiseanssi, siis näidati mulle tema energiapilti selliselt, et ta liikus küll edasi, aga ronis üle igasuguste kivimüüride, muude takistuste, samas pere läks kõrval ilusti rahulikku teed, aga temal ta ei olnud mitte hobune, kellel silmaklapid peas, vaid tal olid rahamündid olid silmatasemel ja öeldi, et mingil eluperioodil elus on see raha omandanud mingitel põhjustel sellise tähtsuse, kas siis mingi olukord, kus on ta saanud alandatust tuttavate poolt või on siis perevajadused olnud sellised tekkinud, et mõnikord ütleb naine ka, et mis mees sa oled, et raha ei teeni nii palju, et mulle osta kuldkette ja võimaldada reise ja majasid, värke, muid selliseid asju. Et mõnikord piisab väikesest lausest või sõnakõlksust. Võib-olla sõbrad on narrinud, et ahahaa, sa ju oled selline äpukene. Ehk siis, kui see inimene on käinud minu juures juba ammusest ajast, siis on tal olnud see nii-öelda mehena positsiooni omamise probleem. Ehk siis sellisel juhul tekivad inimesel eesnäärme probleemid. Et positsiooni omamine, et mingis, kas võib-olla on ka lapsepõlves saanud siis alavääristatud ja just omamise rahalistel teemadel. Ja siis see inimene rassib, üritab kokku ajada raha igalt poolt aina rohkem ja panna seda igasuguste asjaolude alla, üritada seda kasvatada, aga ikka läheb midagi metsa, ikka tekivad mingid probleemid. Ehk siis see töö ei toimu päris läbi südame ja pole hingesoov. Ja kui ma vaatasingi südamesse tema hinge, siis see oli nagu suures augus. Ja sealt august vaatas ta üles, ta nägi ilusat helesinist taevast, päikest, mõni valge pilvekene, ilus, imeline vaade, aga see oli kõik kaugel. Tema oli seal augus. Ta ainult imetles sealt august seda ilusat elu, samas ise oli seal augus. Ehk siis see on see maailm, mida me igatseme, tahame milles olla, aga samas me paneme ennast sellisesse auku, kus me muudkoga teenime ja samas jätkub ka kõigele, aga me aina rohkem tahame ja siis me paneme mingisuguse kinnisvara või muude asjade alla ja need võivad minna lörri, ehk siis tuleb välja, et sul on võib-olla rohkem vaja kulutada selle remondi jaoks, kui alguses näha oli, või otsustad seal mingit remonti teha, ümberehitusi, mis võtavad rohkem kulutusi või tekivad muud asjaolud, nagu praegusel hetkel. Ma ei hakka neid siis lahkama lõpuni ja need asjad tekivad just siis, kui me teeme otsuseid soetada mingit asja iseenda hinge vastaselt. Ehk siis tegelikult ma võiks võtta vabalt, elada elu, et oleme 8-5 tööl,
minna koju, istuda naisega koos oma rohelises aias, rohelises puuviljaaias, mekkida võib-olla veiniklaasi või isegi kui ei meki seda, lihtsalt vestelda ja toredalt aega veeta pereselt, siis oma koduloomadega mängida. Selle asemel lihtsalt sa helistad teha mingisugust raha teenimise tegevust, mis meenutab kilplase tegevust. Et rabad, ostad sellest kinnisvara ja siis sa pead selle odavalt maha müüma mingitel põhjustel või kulutama sinna mingit üüratuid summasid juurde, millel pole absoluutselt mitte mingit mõtet. See ongi kilplase töö. Või siis teisiti öeldes, et nagu lumme pissimine esimomendil on soe. Või kuidas ma veel näite toon. No põhimõtteliselt ongi niimoodi, et esimene moment on soe ja siis saad aru, et külm hakkas hoopis. Nii kaartides 3. kaart on usun endasse, saan alati kõigega suurepäraselt hakkama. Usaldan. Universumi toetab piiritud ja armastatuse väge. Sellist toetust ehk siis ja toetust universumi poolt ja armastust saad sa siis, kui sa iseendast hoolid. Ehk siis see keskmine kaart on põhimõtteliselt nagu võti, et armastan ja austan ennast, tees tervislikke valikuid. Siis suudad sa uskuda ja usaldada endasse, et sa saad kõige väga suurepäraselt hakkama ja kõik asjad lahenevad ja sel juhul toetab sind ka kõikides sinu otsustest, tegevustest, töödes ka universum. Oma armastama väega ja lahendustega. Nii et ka neid valgusteadlikkuse kaarte on vägagi hästi võimalik niimoodi võtta ükskõik missuguse asjaolu kohta. Olgu ta kas või kinnisvaraga seotud probleemid, nagu antud juhul siin inimesel oli. Ja siit koordub välja ka väga palju muid probleeme. Ehk siis iseenda armastamine, iseendale hirm otsa vaadata, ehk siis selle tühja koha või mitte isegi tühja koha, vaid vaba aja tekkimise ees hirm, mis paneb sind kogu aeg midagi tegema ja mitte veetma perega aega ja puhkama, vaid selle asemel sa siis muudkui rahmeldad ringi ja siis oled üle väsinud ja siis ei tule öösel und, sest su peas keerlevad mõtted selle kinnisvaraga seotud või mingite muude tööde tegemistega seotud asjade üle, ka võib-olla oma firma töötajate asjade üle ja kõike on lihtsalt liiga palju. Ja ükskord sa avastad, et kõike on liiga palju ja tervis hakkab metsa minema. Ja kuidas sellest siis välja pääseda? Lihtsalt otsustades. Kui sa teed otsuse, siis universum toetab, suunab ja annab lahendusi. Kui sa ei otsusta, siis jätkad samas vaimus, samad teed mööda, ehk siis sa oled nagu labürindis, kust sa välja ei pääse. Seda näidatigi ka, kui ma küsisin, mis edasi, et kui ta jätkab samas vaimus, siis näidatigi, et ta ongi sellises labürindis tupikus ja seal võivad tulla ka suured terviseprobleemid ja võib-olla muud asjaolud, kus lihtsalt elu lõpeb. Või teine variant, kui ta teeb muudatusi, teeb otsuseid, muudab enda elus tööstiili, võtteid, aegasid, laseb mingitest asjadest lahti, annab ära, siis võib tulla, tähendab tema ellu väga palju ilusaid aegu ja hetki ja elu edasiliikumine oli voolamises ja liikumises sellest punktist,
kus muidu võiks see pidama jääda veel edasi. Nii et siin on näide, et me tõesti muudame iga enda otsusega, iga enda valikuga, suhtumisega ja asjadega, mis meid ümbritseb, millest me kinni hoiame, väga, väga palju. Ehk siis me tegelikult ise otsustame. Nii et kui me lõpetasime, siis mis inimene küsis, et mida ta siis tegema peab, siis niimoodi ma rääkisingi, et sa pead muutma enda ellu asjaolusid, asjadesse suhtumist ja teadma, et lahendused on alati olemas. Ja mõningate lahenduste tegemiseks peabki lihtsalt julmalt asjad käest ära andma, fakti ette panema, ka võib-olla äriga kahas olevad inimesed, mitte mõtlema selle peale, et aga kuidas teised vaatavad, sest sina elad iseenda elu. Iga inimene elab enda elu. Ja teised suhtuvad sinusse ja sul on, kuidas ma ütlen, võimalik teistega koostööd tehes või siis, kuidas ma ütlen, teised käituvad sinuga täpselt nii, nagu sa ise lubad. Kuidas sa võimaldad? Kuidas sa sisemiselt otsustanud oled? Sest universum näeb seda ja peegeldab sulle tagasi. Ja inimesed on sulle katalüsaatorid. Universum annab sulle katalüsaatoreid, kes hakkavad siis sinuga mängima. Nii et nii nagu ma olen varemgi öelnud, elu on üks suur illusoorne mäng. Ja sina oled või võid olla selle mängu juht. Kas sa siis oled selle mängu juht? See on iseasi küsimus. Ja siis oli veel küsimus ka selline, et peale selle kinnisvara äri asja, et miks ta siis vahepeal magab ja miks ei maga ja miks tal hommikul ärgates on vihaemotsioon. Ja vahepeal on nii suur viha, et ta lähebki tööle, on vihane, närviline, ärritunud ja ei oska iseendaga midagi pihta hakata. Emotsioonide suhtes, kui me õhtul läheme magama ja meil on hästi tore meeleolu ja magame ilusti öösel unes ja hommikul ärkamine on emotsioon, siis soovitan küsida, kelle emotsioon see on. Sest me oleme ühisväljas. Me võime tajuda selles ühisväljas olevate inimeste emotsioone. See ei pruugigi olla meie oma. Me võime haakuda mingite asjadega, mis emotsioonid meie sees on, kui meil on millegi pärast viha, ehk siis kellegi suhtes viha ja antud juhul seoses selle kinnisvara probleemiga ma tean, et tal on viha ühe inimese suhtes, kes manipuleerib selle kinnisvaraga. Ja kui sinus on viha olemas, siis sa ühined ühisväljas oleva vihaga. Kõikide inimeste vihaga, kes on ühisväljas ja tähtis ei olegi, kes on, ehk siis sa ühined kogu selle ühisvälja vihaga. Ehk lihtsamalt lahti seletada, siis kui sa lähed kohvikusse ja sinus on domineeriv emotsioon viha, siis sa ühined kõikide inimeste viha energiaga, kes seal kohvikus on. Neil võib olla ka armastust, õnne, rõõmu või muid emotsioone, aga sa ühined ainult selle vihaga, sest sinus on see domineeriv. Ja kui sinus on domineeriv viha ja õhtul lähed magama, siis sa ühined ühisvälja või lähedaste inimeste viha energiaga ja hommikul ärgates on sul viha. Tunne sees, olek vihane ja
ei oska midagi pihta hakata, mis sa saad siis teha? Siis on see, et otsustad, et see ei ole sinu reaalsus. Saadad selle vihaenergia minema ja tõstad ennast rahu, tasakaalu või õnne, rõõmu, heaolu sageduse tasandile. Sest sina oled looja olevus ja sinul on võime ja võimalus ja õigus otsustada, millega sa enda hetke elus ühined. Me elame kõik hetkelist elu. Me ei ela minevikus või tulevikus, vaid selles hetkes. Ja selles hetkes sina looja olevusena ja looja olevusena saad sa otsustada, mida sa enda elus siis läbi elad ja millega ühined. Sest looja olevusena oled sa miniatuurne kujund Jumalast ehk universumist siin maailmas ja sul on samasugused võimed, omadused, õigused, võimalused nagu universumil. Kui sa seda teadvustad, kui sa elad enda mina olen mina elu. Kui sa seda ei teadvusta ja ei ela, siis loomulikult sinu loomisel pole jõudu ja väge taga. Ja sellel otsustamisel, et okei, see pole minu reaalsus. Ma saadan selle minema nagu hologrammi ja tõstan ennast sinna, kuhu ma tahan. Tõstan ennast välja nendest madalatest energiatest. Ja teades, et sinus võib olla ka seda vihaenergiat, on võimalik ka enda seest välja tõmmata. Võib-olla eelkõige tunnetades, kus kehaosades sa asub, aga isegi ei pea ja tõmbad lihtsalt välja enda seest need vihaenergiad. Paned mulli siis ja saadad kõiksuse lahenema, transformeerumaks ära positiivseks energiaks, puhtaks valguseks, armastuseks. Sina otsustad seda, sina teed niimoodi. Enne magama minekut on võimalik sul kujustada ette valget valguse prügikasti ja võtta enda ümbert kõik kaitsed, kõik võõrad energiat visata valguse prügikasti ja tõmmata ka enda seest ära kõik need päeva jooksul kogunenud sinna emotsiooni energiat, visata valguse prügikasti ja põletada ära ja täita ennast uue puhta valguse armastusega. Ja muidugi, et kuna oli ka vahetevahel väga tihti uneprobleemi, siis puhastades ennast ära vanadest energiatest, koondades oma energiat kokku, isiklikud energiat, tõstad ennast unesageduse tasandile ja kinnitad, et kuigi su keha on siin voodis, energiamaailmas pole sind näha, sa oled kõigile ja kõigele olematu ja otsustad magada meeldivat, toredat, jõudu andvat, energiaga täitvat, taastavat und magamise aega. Kui ikkagi ei maga, siis tähendab, võib vaadata ka üle, mis või kes isegi võib öelda, võib olla sinu energia väljas. Ehk antud inimesel ei olnud tavavaime teemaneid, vaid oli astraalne olend. Ja need astraalsed olendid käivad kaasas nüüd uue toimingu, mida meil siin on nüüd 3 tehtud ja 4. varsti hakatakse tegema neid toimingutega kaasas. Ja nad kontrollivad inimese valgusesse liikumist, ehk siis üritavad seda takistada, hägustades tema teadlikkust, tõmmates teda energiates alla just läbi selliste madalate, raskete emotsiooni energiat, ehk siis viha, hirmud, kadedused, süütunded, masendused ja nii edasi. Ja muidugi võivad tekitada ka ärevust, paanikahooge ja muid tasakaalutusi. Ja eelkõige siis hirmu. Ja läbi hirmu siis ärevust ja paanikat. Ja sel juhul jah,
kui ise ei oska nendest vabaneda, aga siin praegu tuli meelde ka mõnest raamatust õpetusi saadud või tõekspidamist saadud informatsioon, et tegelikult sina valguse olendina võid endast minema lükkida välja, saata kõik need madalad olendid, just teadvustades, kes sa oled. Ja tehes iseenda sisse selle valguse plahvatuse, kogu kodu sisse valguse plahvatuse. Et kõike seda, mida ma täna rääkinud olen, saaks teha, on vajalik sul elada teadlikkuses ja hetkes. Teadvustada, mis sinu hetkeelus toimub. Kui sa rahmid ringi siia-sinna teist kolmandat, oled nagu üles keeratud kell või robot ja tegevusi ja asjaolusid on niivõrd palju, siis sul lihtsalt ei jäägi aega märgata, millega sa ühined, kellega sa resoneerud, millega sa resoneerud, sest iga asjaga, millega sa ühined, resoneerud, olgu ta siis inimene, olukord või asi, sa ühendad sinna enda nii-öelda ühendusniidi või juhtme vooliku ja sa hakkad sinna enda energiat ära kaotama. Ja see võib olla ka põhjus, miks sa ei maga hästi, sest see energia voolab kogu aeg sinna ja samamoodi sealt asjaolust voolab informatsioon sinusse ja oleneb, mis asjaolu see on, siis tekitab sinus rahutust, ärevust, hirme või mingeid muid emotsioone ja see ei lase sinul uinuda, see ei lase sul olla rahus. Selleks, et olla rahus ja tasakaalus, soovitan olla igal hetke teadlikkuses, jälgida, analüüsida, muuta, ümber teha, puhastada vastavalt vajadusele, aga kindlasti enne magaminekut ja kindlasti jooksvalt päeva jooksul teadvustada, mida sa tahad, mida sa teed, ehk siis võib-olla isegi, et hommikul ärgates otsustada, kuidas sinu päev kulgeb ja otsustadagi, et sinu päev on täis toredaid ettevõtmisi, õnnestumisi, sinu päev on õnnistatud, sinu tervis on hea, sinu meeleolu on imeline ja nii edasi, mida sa tahad, et kõiki sinu tegevusi, käike, toimetamisi, kohti, kuhu sa lähed, kellega suhtled, saadab edu, täidab rõõm, õnnetunne ja sa oled õnnistatud nii enda otsustes, oma elus, tervises kui ka millega iganes kokkupuutes. Sa oskad märgata, teha õigeid valikuid, õigeid oste, olgu ta siis kas või kinnisvara ja mõista, kas sul üldse on vaja midagi soetada ja kuidas sa elama peaksid. Kui palju mingist tegevusi on, kui palju peaks seal olema puhkust, kellega suhtlema peaksid, milliseid toite sööma peaksid, kus kohas viibima. Peansõna ei ole just kõige õigem, et mis on sulle heaoluks? Milline koht, kus sa elad, kus sa jalutamas käid, kellega suhtled, millist tööd teed, milliseid asju sa enda elus eelistad. Nii et emotsioonide vabastamine, enda häälestamine hommikul juba koguks päevaks ja kõikide nende tegevuste ja toimetamiste, tööde, tervise häälestamine kogu päevaks heaolusse, õnne, terviklikkusesse ja edusse, kõikvõimalikkusesse ja siis igahetkeline teadlik elamine, et suudad analüüsida, jälgida, aru saada, mõista, teha otsuseid, valikuid
ja otsustamine ja valikute tegemine on praegusel ajal kõige vajalikum asi, mida inimene peab tegema, sest kui sa juba otsustad, sa ei pea olema vaimne ja taimne, aga kui sa juba otsustad, siis universum kuuleb, nii, tema on otsustanud valgusesse liikuda. Me teeme tema tee vabaks, puhtaks kulgemisse, et seal poleks takistusi ja tulevad lahendused, tulevad abilised, tulevad abistavad asjaolud, et see edasiliikumine oleks võimalik ja see toimuks. Siis tulevad ka juba sellised valikud, nii toidu kui suhtlemiste, kui teadlikkuse, kui ka siis elulisuse tasandil. Nii, praeguseks ma tunnen, et momendil vist sai enamus asju nüüd temale vastatud. Ja miks ma seda räägin siin on ka see, et järjekordselt ma avastasin, et oleks pidanud panema, salvestama peale massaaži ja reiki seansi osa pärast vestlusel ta endale salvestas ja ma otsustasin, et ma nagu keskendun nendele 3 kaardile, kogu sellele asjaolule uuesti ja loen selle üles, et sellest pärast teha artiklit. Aga praeguseks on see veninud juba nii pikaks, et võib-olla ma postitan selle nii-öelda nagu vestlusena üles ja just selleks, et võib-olla on kellelgi veel selliseid tõdemusi, teadmisi ja taipamisi, mis siin välja tuli siis vaja. Ja hea on, ja et need oleks ka headeks abilisteks paljudele teistele inimestele. Miks ta tahtis ka massaaži, see veel tuli juurde, oli see, et õlavööde on kuidagi pinges ja kui me vaatasime seda õlavöödet, siis seal oli palju võõraid koormaid ja ka enda emotsionaalseid koormaid, ehk siis ikkagi iseenda ületarbimine. Ja tegelikkuses enda eluga mitte rahul olemine sellisena, nagu ta on. Ja tulles massaaži seansile, mitte, et see oleks halb, aga me üritame saada juurde jõudu ja vabaneda nendest raskustest, et siis samas vaimus edasi lasta, tahtmata ise mingeid samme teha ja mingeid muudatusi teha. Ehk siis inimestena me üritame saada kuskilt poolt jõudu, väge ja abi ja lahendusi ja mahalaadimist selleks, et lihtsalt edasi elada seda sama elusüsteemi. Aga mida öeldi sellele inimesele, et praegusel ajal on asjaolud niimoodi, et on vaja teha mingid valikud ja otsuseid, et enam ei saa teistmoodi. Sest nüüdsel ajal ehk siis energiates on niivõrd otsustava tähtsusega need, et nii nagu sa otsustad, selliselt sa lood enda elu asjaolusid ja varsti lihtsalt ei ole enam kuhugi ja kelle pealt midagi ära veeretada. Ehk siis iga otsuse, iga sellise energiat juurde saamise üritamisega sa lihtsalt nagu venitad kummi just sellelt otsustamise momendilt eemale, et seda otsustamomenti mitte teha, sest
muudatused võivad kaasa tuua selliseid asju, millal sa pead hakkama vaatama endale otsa, vaatama peeglisse, vaatama enda elu asjaoludele otsa. Ja siis võib see reaalsus olla selline kas hirmutav või kohutav või liiga tõene, liiga selline valusalt, kuidas ma sõna leian, valusalt tõene, kus me saame aru, et kui palju me oleme endale liiga teinud, valesti otsuseid teinud, ehk siis valesid otsuseid tegelikult ju ei ole. Iga otsus viib meid mingi asja kogemiseni, aga lihtsalt need otsused on olnud meile mitte heaolu loovad. Niimoodi võib-olla õigem öelda. Et kõik baseerub ikkagi emotsioonidel, iseenda mitte armastamisel, endast mitte hoolimisel ja endasse, enda sisemusse, enda elusse ausalt mitte vaatamisele ja suhtumisele. Me üritame kogu aeg ära petta nii-öelda nagu elu ja iseennast ja ennast selles elus. Aga tegelikult see elu ja sellega kaasnevad asjaolud leiavad meid ikkagi üles, haaravad kinni, raputavad läbi ja siis me oleme õnnetud, et miks need asjad niimoodi juhtusid. Jäädes igal hetkel ausaks ja eelkõige iseenda vastu selliseid asju ei toimu, sest siis me suudame vaadata enda sisemusse, mitte baseeruda mõistusel ehk egoteadvusel. Nii et väga loodan, et see aitab ka sind. Ja praeguseks ma vist lõpetan, sest mõte hakkab kinni jooksma. Ja soovin sulle edu. Soovin sulle õnne, rõõmu, armastust, rahu, tasakaalu, heaolu, küllust, kõikvõimalikkust. Ja soovin sulle suutlikkust vaadata iseenda sisemusse, oma hinge ja tema soove aktsepteerida, jälgida ja järgida. Sest tema on kõige olulisem. Sest sinu keha on lihtsalt kest, mille sees see vaimolevus elab, kes on hingestatud, ehk keda me nimetame hingeks. Sinu tõeline olemus. Tõsta tema tähtsamale kohale. Vaata talle otsa, mine peeglis ette ja vaata endale otsa. Ja ära vaata oma keha, vaid vaata seda imelist olevust, kes sinu kehas, mida sa oma peeglist näed, on. Kindlasti sa oled selleks võimeline. Usu ja usalda. Usu ja usalda iseennast. Usu ja usalda universumit. Usu ja usalda elu ja aja kulgu. Iga asi toimub ja täitub just sinul õigel ajal õiges kontekstis. Ja sinule parimas lahenduses. Sa oled väärtuslik ja armastatud. Ja kõige tähtsam on see, et sa iseennast ka armastaksid. Et sa iseennast armastad. Ja hetkes elamine aitab sul
iseennast armastada, olla teadlikkuses igast hetkest ja sellest toimuvast. Ja teadlikkuses, et selle iga hetkega sa lood seda, mis siin elus tõsiselt toimub. Ma armastan sind, ma õnnistan sind ja ma tänan sind. Sest kui poleks sind, poleks ka mind ja poleks praegust seda salvestust.